hommikust. Täna on, ma ei teagi, mis päev täna on. Neljapäev äkki. Vahet pole. Igatahes mõtlesin, et täna on vlogin. Vlogin siis need mõtlesin, et vlogin siis oma vabadel päevadel. Ja tegelikult mul oli ka üks vlog valmis juba peaaegu, päris pikk. Aga ma otsustasin kõik failid ära kustutada, et ma ikkagi ei kajasta seda teemat. See oli siis seotud korteri ostuga, et selle protsessiga jada. Aga jah, ma ei hakka mingit draamat siia kanalile lisama. Nii et jätan selle nagu enda teada võib-olla kunagi hiljem, kui see kõik on lõpule jõudnud, siis võib-olla midagi räägin sellest, sest et seal oli tegelikult päris palju nüansse, mida ma ise ei teadnud, ma sain tänu teistele inimestele teada. Ehk siis see oleks nii-öelda nagu, ma ei taha öelda, et nagu õppetund, aga mingid asju teistele inimestele nagu tulevikus teadmiseks, näiteks kui te ostate kahe peale korteri või kuidas siis see müügiga läheb ja mingid siuksed asjad. Et mingid väiksed nüansse, mida peaks nagu lepingusse võib-olla kirjutama, mida meie omal ajal ei teinud. Et jah, ühesõnaga selline info võib-olla kunagi tuleb siin kanalil. Aga kui sul on nagu näiteks praegu käimas, ma ei tea, mingi kinnisvarost elukaaslasega ja sind nagu huvitab, et mis need asjad siis olid, siis võid mulle kirjutada Instagrami otse, võin jagada neid asju. Vot, ja kell on kohe saab 7 ja Sonja ikka magab. Nagu täna ainuke päev, kus meil on tegelikult suht kiire, me peame kella 9 minema perearsti juurde. Sonjal on siis 1,5 aasta arstikontroll. Ja tüüp põõnab lihtsalt, no ma ei tea, ma ise ärkasin kell 4. Tundsin, et ma ei ole väsinud, et ma ei jää uuesti kindlasti magama kergesti. Ja siis võtsin telefoni kätte ja mis ma siis tegin, ma hakkasin lennupiletit vaatama. Ma olen juba siin päris mitu päeva vaadanud, silma peal hoidnud nagu lennupiletitel kuskile soojemasse, et minna. Muidugi järgmisel aastal, aga siiski. Ja kuidagi kinnisideeks sai üks sihtkoht. Algus mul oli üks teine kinnisidee, aga see oli paketireis ja siis ma see on nagu veits liiga kallis võib-olla. Ja siis otsustasin, et ostan ise piletid ja hotelli ja kõik planin, et vahepeal siin need hinnad läksid kõrgemaks lennupiletitel, aga siis täna, kui ma vaatasin mingit teist varianti ja siis läksin tagasi selle vana variandi peale, siis vaatasin, hind on jälle madalamaks läinud, et tavai, on aeg ära osta. Ehk siis kell 4 hommikul tulevad väga head ideed ja plaane saab teostada. Vot, et kas ma nende hotellidega vaatan, äkki tööl mingi päev saan vaadata. Telefonist on nii ebamugav, arvutist on parem ja ma lähen tööle pühapäeval, ehk siis on suht vaikne vist tööl, ma ei tea, vahet pole, igatahes pole teie mure. Ja, ta vist magab ikka Sonja. Me peaks välja sõitma mingi 8:15. Nii kui ta sööb, nii kui ma riidesse panen, et läheb aega. Ma ei tea, mul isa tuli eile ka linna meiega, tõin siis eile Sonja Kehrast ära. Ja isa tuli meiega linna, jäi ööseks ja siis täna tuleb meiega arsti juurde. Sest et seal keskhaigla juures nagu parkimine on siuke nagu ta on, et ei tea kunagi, kas saad sinna tasuta kohale ja parkimisest maksta nagu väga ei taha. Nii et isa ootab autos siis, et kui midagi on, siis sõidab minema, on ju. Kui tuleb, keegi tahab trahvi teha. Vot, igatahes
ma söön ära, tegin omletti spinatiga ja siis, kui Sonja ärkab, siis saab selle võrra natuke kiiremini, sest mul on vaja asju kokku panna ja nipet-näpet veel. Ühesõnaga siis mina olen valmis, siis ma pean lihtsalt Sonja järgi ootama. Tere hommikut, Sonja! Kuku! Mis seal sees on? Vaata, mis seal sees on. Mitte kapi sees, Sonja, soki sees. Sonja! Aitäh! Hommikuvara juba kotike kaelas ja Sonja, kas sa sööd või? Me oleme valmis, nii et me lähme arsti juurde nüüd. Minu väike Sonja! Arsti juures käidud edukalt või noh, edukalt nutis kogu aeg, kui keegi teda katsus. Aga kuna täna on see Kadriorus mänguhommik, siis me tulime siia. Ei ole. Pane neid kinni, kellel on roosa plaan. Tema ei ole. Ja kus šokki said. Šokk on. Teen pai. Nii. Sa pane kõik, kellel on peapaed, pane ära siis enne. Paned kõik ära. Nii, väga hea. Enne küsid, kas ta... Tukuvad loomad sinna. Vaimsus tuleb suur ja tänu sellele tuli see sünnitus oli ka kiire. Ei tohi. Mis seal korvi sees on? Too emele. Tegi see on. Mille ahvikene? Ahvikese moodi. Konn. Ei tohi. Mis korvi sees on? Aitäh emele. Adu, uss. Lind. Krokodill. Mis see oli? Vaata kui väike kääbus marmosett. See on laiskloom. Nüüd kodus tagasi. Pesin käeldust ära. Ja ma ostsin äkki mingi 2 nädalat tagasi kuumahufritüüri Lidlist. Ma läksin otsima Sonjale
seda mängukööki, aga mängukööki polnud. Ja siis mõtlesin, et okei, seal oli 37 või 38 euri oli kuuma fritüür, pisike, aga täiesti piisav. Ja, täiesti piisav meile. Nii et proovime teha friikaid. Ja tomatit. See on kõht tühi, hommikul ei söönud normaalselt. Nii et proovime. Teeme siit kohe välja, meil ostsin friikad on. Friikad tuli. Tahad veel tomatit? Yeah. Ja üks kukkus mööda. Palju siin on neid? 750 grammi. Nii. Paneme selle pistikusse. Oi ja esimene ongi friikad vist või? 20 minutit. Oih, ma tahtsin ju seda panna. Nii, menüü, kus nüüd start hakkas tööle. Palju? Ja ma olen teinud, esimene asi, mis me proovisime, olid kanapoolkoivad või ei olnud poolkoivad, õlatiiva osad, ühesõnaga mingid väiksed tükid ja väiksed kanatükid olid ja siis me oleme teinud, kotlette tegin, kotletid olid päris head, aga nagu selles mõttes kotlett ikkagi võiks olla mahlasem, on ju. Aga jah, ei midagi. Ja siis nüüd proovime, friikaid pole varem teinud. Ja need on käärid. Ja friikatega koos sööme hakkliha kapsahautist. Sest ma ei jõudnud, ma ei jõua lihtsalt kartuleid koorida. Kas sa tahad kodujuustu veel süüa? Palun. Sul on kõht tühi. Jah, sul on kõht tühi. Tule võtame selle pluusi ära. Piimakreem küpsistega. Maitseb hästi. Meeldib? Kas sulle meeldib, Sonja? Meeldib vist küll, jah. Okei, see on üks joob. Aga need friikad, nagu nad on okeid, aga ma hoidsin neid kauem kui peaks. Ja möös nad seest ikka ei saanud valmis, aga väljast hakkasid juba ära kõrbema. Nii et jah, ma ei tea, 50-st ma ütleks. Vau, ma olen ikka aastal vlogijana. Unustasin ära, et ma pidin ju vlogima. Aga seal, ma ei mäletagi, mis viimane klipp oli, mis ma rääkisin, mis ma tegin. Aga Sonja läks magama ja ma käisin Tripoli koos ja ma läksin ka magama. Magasime mõnda aega ja nüüd paneme riidesse, sest et kuna mul isa jääb veel täna ööseks ka linna, siis mõtlesime, et me käime Raekoja platsil temaga ja õelapsed siis ka. Noh, ei ole just väga tihti seda juhust, kui ta on linnas ja et ta viitsiks minna. Või noh, et nagu aega oleks ja vahel ta tuleb nagu linna lihtsalt korraks, teeb mingid asjad ära ja siis sõidab sama päev minema. Aga nüüd on siis 2 ööd on siin. Tule paneme riidesse su.
top ja läheb salli peale. Täna on suve, aga oleme õues päris palju, siis tuleb panna top, siis tuleb panna soojalt riidesse. Eriti sinu, sest sa istud vankris. Mingi täiesti suva. Panen selga lihtsalt midagi. Ops. No aga nii ei saa. Tule paneme sulle kombe selga. Tule siin. No, aga mis sa jooksed? Igatahes. Jaa, lähme. No, jookse edasi. Lähme jookseme edasi. Tšaka. Чего? Paneme need kuubikud uuesti. Tibali ära lakku mind. Ära lakku mind. On tripolda ka. Tripu. Vaata, tule vaata. Anna tripolda ka. Kell on märkamatult juba 9 läbi. Sonja läks pool tundi tagasi magama. Kuna täna oli nihkes päev natuke, pool tundi, siis läks hiljem. Aga peale Raekoja platsi õepoeg siis ütles, et tulge meile, tulge natuke istuge meie juures. Ma mingi okei. Et noh, mis me seal kodus ikka teeme. Ja Soonal oli juba trammis, oli kõht nii tühi, et käisime poest läbi, ostsin talle viineripirukat, sõi selle ära. Siis sõi veel õuna ja noh, igasõnaga õhtusöök oli siuke näksis, onju. Ja tuli koju ja sõi veel friikaid, mis olid külmad ja need olid nii rõvedad. Ma ise proovisin ka, aga ma ei tea, see laps sõi nagu suht palju neid. Et noh, kui maitseb, siis okei, söö. Ja siis jõi mu piima ära ja siis läks magama. Ja me siin Tripoliga istume ja tegelikult ma peaks nüüd temaga õue minema. Käin õues ära ja lähen magama ka, sest et noh, kuigi ma tunnike magasin päeval, aga ikkagi annab tunda, et märkasin kell 4 hommikul. Nii et tänaseks on kõik. Mis me homme teeme, ma veel ei tea. Homme on reede. Ja ma ei tea, vaatame jooksvalt. Et tahaks muidugi siukseid jõuluasju teha, aga ma ei hakka nagu midagi pushima. Eelmine kord, kui mul olid vabad päevad, siis me tegime piparkooke Soonjaga või noh, sellised mina tegin ja Soonja sõi 1 korra tainast, sest rohkem ma talle ei lastnud.
ja ega rohkem vist midagi väga jõulust ei teinudki. jah, et vaatame, mis homne päev toob meile. ei olegi täna teiega midagi rääkinud, aga suht raske hommik on olnud. nagu mul mingi 2:30 öösel lihtsalt ei jäänud uuesti magama. ja siis ma tiksusin niimoodi hommikuni, kuskil kella 5 ajal tuli mingi, otseselt nagu uni ei tulnud, aga ma tundsin nagu, et ma proovisin magama jääda, onju, terve selle aja vältel kella 2:30 siis kella 5-ni niimoodi vahelduva eduga. ja siis lõpuks kella 5 ajal siis tundsin, et kui mul silmad kinni, et mul nagu keha muutub raskeks. aga kell oli juba nii palju, et lihtsalt polnud mõtet magama jääda, sest et jah, ühesõnaga siis mingi peale 6 tulin voodist välja, läksin Tripoliga õue. Tulin tagasi, siis sõin ise hommikust. Eilsest oli veel seda muna alles, ma sõin selle ära ja kaupiima mingi küpsistega värki. Ja nüüd Sonja, praegu pole isegi mitte lõuna, kell on 10. Ja hommikusööki, ta jäänused on need, mis ta hommikusöögist ei alles, nüüd ta sööb siis seda. Ja see söögivit, kivi on hea sulle. Ja no ma ei tea, ühesõnaga mõtlesin, et mida ma selle lapsega siin kodus teen, nagu õue ka nagu ei kannatanud minna, ma ei tea, mingi lumetaolist asja sadas, aga see oli pigem mingi lörts. Ja käisime poes, sest mul oli poodi nagu nii tegelikult vaja ka. Tahtsin kaneelirulle teha ja neid ma nüüd siin hakkangi tegema. Loodan, et tuleb midagi välja ka. Aga kui nagu hommikul oli suht nagu fine olla, siis nüüd ma tunnen, et siuke puuga pähe saanud. Et see pea ei ole just kõige selgem. Aga pole hullu, elame selle päeva üle. Ei maitse ikka kivi ja või ikka maitseb või? See ise ka ei tea päris täpselt. Rosinad maitsevad. Vist ja siuke ja suht uimane päev tuleb. Öösel küll, kui ma olin üleval, siis mõtlesin, et lähme teeme ujuma, aga siis Sonja ärkas üles, et oli siuke nagu, ma ei tea, kas ta on nohu või mis tal oli, ühesõnaga nohises midagi. Poest tal nina ära, siis nagu hingas paremini ja korraks mingit tatti ka voolas, aga ma ei tea, vist, ma ei mäleta, kas ta nutis hommikul või? Ma mõtlesin, äkki on sellest. Eks ma vaatan päeva peale, mis tal see nina teeb. Aga jah, ujuma täna ei läinud ja õhtul ka ilmselt ei lähe. Ma ei tea, äkki kui me magame lõunaune ära, et äkki on tunne ennast paremini, siis ikkagi lähme käime. Jah, see. Aga ühesõnaga teeme siis kaneelirulle. Pole varem teinud neid selle retsepti järgi, nii et vaata, mis välja tuleb. Sa karjud. Kui see klipekad on põrandal või? Pane paberi peale. Pani klipekas paberi peale, palun. Ja.
ei saa kätte või? Said, pane paberi peale. Kleebi sinna. Tule tantsime. Ese lahti. Ese näputab. Siis jah. Anna. No, hoia kinni. Tahad veel proovida? Pane jalad siia. Seisa. Lased lahti. Tahas ta Leopoldi. Ja se... No.
olen väike kuupuujuss, tulin Sonjaga, ma ei tea, kus Sonja on seal taga. Tripoliga tulin õue korraks, sest et ma ei viitsi Tripoliga pärast minna, siuke tuule, ma ei tea, kas te kuulete midagi. Ühesõnaga, lähme tagasi, kiire jalutuskäik. Nii, võib-olla on aru saada, et ma ärkasin, magasin, kell saab 3 kohe ja oh my god, need saiad on nagu massive. Need kerkisid siin, need pidid veel tund aega kerkima, aga noh, andke andeks, nad on kerkinud mingi 2 tundi. Kui mitte rohkem, ei 2 vist. Ja jah, ma nüüd määrin nad munaga üle ja vaatame, mis välja tuli. Sonja maitsed? Siit on parem. Spontaanselt tuli idee, et lähme ujuma ikkagi, sest Sonjal see nohu nagu ei ole midagi tal. Mitte see oli mingi hommikune asi vist. Nii et jah, ei jõudnudki teile öelda, et me nüüd lähme ujuma, sest et noh, see tuli niimoodi, et tead, ma ei viitsi kodus olla, lähme ujuma. Ruttu riidesse läksin. Ja praegu pesen siin seda ahjuplaati nendest saiakestest. Ma ei teagi, kas ma mainisin, et päris head tulid. Midagi on nagu puudu, aga ma ei tea, mis asi see on. Ja noh, ma ei saanud seda pärlsuhkur, oli vist pärlsuhkur või, mis sinna peale läheb. Et see kindlasti oleks juurde andnud. Ja ma ei pannud ka seda suhkrusiirupit ei teinud. Aga ma arvan, see oleks nagu, sellest ma ei tunne puudust väga. Aga midagi jah, seal midagi muud nagu. Et ühesõnaga, ja need tulid mega suured. Nagu kui seal retseptis muidu oli kirjas, et jah, et 10 tükki saab sellest kogusest on ju, siis ma sain 7, ma tulid nad päris pontsakad tõesti. Et ma pärast lasin veel kerkida on ju seal taignar, et mul oli niimoodi, et okei, need pole ka 4 saiakesed, vaid ka 4 saiad. Ja kuna ikkagi 7 on ka nagu palju meile, Sonja ju ei jaksa nii palju süüa või ei ole ka hea, kui ta sööks terve selle ära on ja siis ma lähen vinnaabrile. Et panen Sonja magama ära ja siis kuni pean Tripoliga õue minema, siis lähen käin tal ukse tagant läbi. Panen sinna saiakesed, panin karpi juba koti sisse ka. Vot, aga rohkem ei olegi midagi. Üllatavalt hästi nagu olen vastu pidanud selle magamata öö. Ma ei kujuta ette, kuidas, mis see homme, kuidas ma täna magan on ju. Aga see on, ma arvan, et pigem öövahetuse kõrvalmõju, sest et peale tööd
ma magan ülihästi, ma magan järjest. Okei, vahepeal võib-olla ärkan üles mingi kell 12, kell 10 vaatan, mis kell on ja ma jään kohe uuesti magama, mul ei ole seda probleemi, et noh, tiksun on ju mitu tundi, vaid et ma magan järjest ikkagi suht. No, selle laua peal ei ole midagi, emme võttis kõik ära. Et jah, alguses, kui ma arvasin, et see on nagu lahkumineku, siuke kerge stress, alateadvuses mingid asjad on ju, millele ikkagi nagu mõtled ja siis kui ärkad ülesse, siis noh, siis aju hakkab jälle tööle ja ei saa magama jääda. Aga mul on siuke tunne, et see ikkagi vist ei ole see enam või pole olnudki, ma ei tea. Igatahes pesen selle ära ja kell on juba 7:40, nii et hakkame sättima magama. Sonja, võtame panda ja karu kaasa ja lähme sinu tuppa. Võta need kaasa. Emme võtab siin. Võta, seda ära võta, see on Tripoli mänguasi. Las see olla. Pane tagasi, ja. Võta panda ja karu. Karu ka teiselt poolt, mine võta. Mamm, jah. Kuule, aga vaata, sul on siin ka, kutsu on ka. Kutsu on ka, vaata maas. Kutsu võtad ka kaasa. Ja sipsiku. Sipsikut ei saa võtta. See oli puhu enam kätt. No. Oppa. Emme võtab panda. Emme aitab. No, võtame selle panda. No lähme. See on juuksed jälle ees, sa ei näe mitte midagi. Kus lähed? Lähme sinu tuppa. Lähme tipp-tapp. Vaata, kus sa lähed. Lähme sinu tuppa. Pime on siin. Mama. Selline on meil igaõhtune rituaal. Sonja võtab raamatu või ma annan talle. Ja siis ta ronib sinna tooli peale. No, ja kus su raamat on? Raamat ja sinu alla kinni või? Istu Pepu peale. No, võta. Pusi. Ei saa kätte, raamat ei alla. Palun. Väga asjalik. Mis on šoki sees? Mitte kapi sees, Sonja, šoki sees. Kus on šokk? Võt seal on šokk, jah. Ei saa kätte või? No emme aitab. Ja, emme aitab. No võta. Asja! Aitäh! See on nüüd kõik mulle alati. Ja, kas lähme anname Tripule süüa? Lähme siis. Tubli. Lähen emmele. Aitäh. No, natuke mööda läks. Tere hommikust. Imeline, et täna magasin terve öö järjest. Ma ei tea, mõni mõtleb, et noh, mis seal erilist siis on ju. Ega varem ei olnud ka minu jaoks midagi erilist, aga nagu viimasel ajal ma räägin, kui need vabadel päevadel on see, et nii katkendlikud need ööd, kui magamine, siis see, kui sa magad kella 10-st või kuskil 12:30 vist läksin voodisse ja mind päris kiiresti magama. Ma veel mäletan, ma monteerisin seda videot ja siis mõtlesin, et okei, ma monteerin lõpuni ja siis ma lihtsalt mingi hetk et ma ei suuda, et ma lihtsalt tahan magada. Ja ma läksin magama voodisse ja kohe jäin magama ka. Ja siis mingi aeg ärkasin üles ja mõtlesin, et ma ei julge kella vaadata, ma ei tea, mis see kell on. Ja siis mõtlesin, okei, ma pean vaatama. Siis vaatan, kell on 6:30.
ülihea, ülihea. jah, meil praegu vaatab Sonja iPadi. seda juhtub väga harva, kui ta hommikuti seda vaatab. aga kui tal nagu absoluutselt isu pole, siis on mingi okei, äkki sellega koos vaatad. ja noh, vaatabki. hommikuti millegipärast on just see, et jah. ma ei tea, kas ta on nagu see inimene, kes nagu ärkab hästi kaua ja siis sööb suht hilja. kuigi vahel ta sööb ka nagu hästi. ma ei tea, vahet pole. ühesõnaga praegu mõtlesin, et teen suppi lapsele. mul on siin üliväike tükk kapsast, suvikõrvits, paprika, kandid ja kartul. Sest et seda haplihautist ta nagu sööb ja siis ta teeb samamoodi nagu ta sööb suppi, et topib oma näo sinna kausi sisse ja siis ta tahaks nagu luristada. siis mõtlesin, okei, ma teen talle suppi, et supid talle maitsevad. nii et jah, tuleb lihavaba supp, sest mul on sügav külmas liha ainult ja ma ei viitsi nagu seda hakata siin sulatama. Tulime õue, kell on mingi 9:30 läbi natuke. Nii vaikne, nii nagu mitte terve see tee, kui me siia metsatukka tulime. Näinud ühtegi inimest. Noh, lõpuks siin nägin ühte meest ka koeraga. Aga olime jalutava. Küll on külm, mõnus karge, aga täiega mõnus, mulle meeldib see ilm. Ma ei pea tripolit pärast mingi puhastama täiega. Ja Sonjal läheb kõht ka tühjaks sellise ilmaga, külmaga jalutamisega. Võt, ma arvan, mind ja tund võib-olla maksimum oleme. Ja tipa-täpa. Ja huvitav kombel mul vanemad kogu aeg võrdlevad teda Gregoriga. See on siis meie esimene, või noh, nende esimene lapselaps on ja ainuke poiss. Ja noh, selle kombe on ka Sonja pärinud temalt, on ja. Et noh, päris palju riideid, et ma lähme tipa-täpa, et ma ei imesta, et nad vaatavad, oi väike Gregor on ja. Kuigi Gregor on juba 11 saab. Ja ainuke erinevus, mis nad ütlevad, on see, et Sonja kõnnib. Sonjale meeldib kõndida, Gregor oli laisk, tema tõstis kogu aeg käed üles ja võtke mind sülle. Aga Sonjale meeldib kõndida. Ja tõesti, see on päris pikk ring siin kas või metsas, et ta kõnnib. Oi, kukkus. Kiisu. Opsti. Minä võtta. Sinu kissa. Hoia. Oot. Et jah, nagu muidu hästi paljusid asju, mis ta teeb, on mingi oi, Gregor, täitsa Gregor. Ja noh, mäletan, kui Sonja sündis, siis ka ma nagu ei näinud kohe ta nägu, siis ma küsisin mehe käest, et noh, milline ta on. Siis ta ütles sisse, et ta on nagu Gregor. Gregori moodi. Ja väike pätakas. Selline supike tuli meil. Sonja alustab vorstist, sest tal on supp tuline veel. Mis siin siis toimub? Sonja võttis supikausi, lükkas kõik ümber. Alguses sõi, siis hakkas plätserdama ja siis viskas kausi maha. Ja nüüd koristaja on siin.
Thank God, et mul on see koristaja, sest muidu oleks küll nagu ikka väsiks ikka korralikult ära sellest plätserdusest. Isegi naabrinaine küsis, et kas Tripoli ei taha vahel meile tulla sööma. Tal on ka aastaseks saab homme laps. Tipsu. Oi, meil on kõik seal põrand on täitsa märg. Ja laud on ka. Aga Sonja läheb varsti magama ja siis ma koristan kõik ära. No selge. Sonja, kallis. Sonja. Mis sa teed? Ära tee niimoodi palun. Suhu läheb jah, suhu läheb mitte põrandale, suhu peab kõik minema, on ju? Kell on 3 läbi ja nii pime on. Või noh, siin pole midagi uut, on ju. Aga me ärkasime. Ja käisin kiirelt Tripoliga, et ta teeks paar jalatõstet. Sest et ma arvan, et kuigi me käisime õues 10 ajal, siis noh, ta ei pea vastu õhtuni. Ja pisukaru. Ja noh, juba toodi mulle raamat, nii kui voodist välja sai. 8 jalg. Ja teate, ma arvan, et ma siinkohal lõpetangi selle vlogi. Sest et me ilmselt oleme täna kodused. Ja homme lähme naabri lapse sünnipäevale. Just nägin teda õues, tuli õhupalliga ja kottidega. Nii et prep käib, et ma seda seal ei hakka vlogima ja homme siis viin Sonjaga vanemate juurde. Nii et täna naudime veel kahekesti aega või noh, 3. Aga aitäh, et vaatasite ja näeme äkki detsembris ikka veel. Tšau, Sonja lehvita. Tšau.